Iraani liider lahkub Teheranist, samal ajal kui araablased teda ründavad ning režiim satub harukordse surveöösse, leina, vaikuse ja plahvatuste keskele, mida pole veel täielikult selgitatud. Abbas Araghchi, Iraani välisminister, lahkus pealinnast keset teateid uutest rünnakutest Iraani lõunaosas. Sihtkohta pole veel avalikustatud. See juhtus samal päeval, kui Ali Khamenei surnukeha jõudis Mashhadi Imam Reza pühamusse, et lõpetada matusetseremooniad. Oleksin soovinud, et sa oleksid šahiid ja sa oleksid parem, kui sa oleksid olnud. Allahumma, meil on valu, me teame, et see on parim. Mostafa ilmus austusavalduste keskmesse, kuid Mostaba, keda peeti järglaseks ja uueks ülemjuhiks, jäi endiselt avalikkuse eest eemale. Iraan mattis vana komandööri, kuid võimu uus nägu ei ilmunud rahva hulka vaatama. Samal ajal teatati plahvatustest tundlikes piirkondades nagu Buxer, Bandar Abbas, Konarak ja Shabahar. Samal ajal kui riigitelevisioon püüdis osa teadetest ümber lükata ja Washington vältis uute plahvatuste eest vastutuse võtmist, suunati kõige tõsisemad kahtlused Pärsia lahe piirkonnale. Iisraeli meedia andmetel viidati Kuveidile ja Bahreinile kui võimalikel osalejatele ühisrünnakus Iraani rajatiste vastu. Režiim, mis on aastaid ähvardanud naabreid, sulgenud teid ja kasutanud relvarühmitusi, näeb nüüd, kuidas tema enda territooriumist saab sihtmärk mitmest suunast. Mis pani Araghchi nüüd Teheranist lahkuma? Miks Mostaba endiselt varjab end? Kuidas Araabia riigid sellesse rünnakusse kaasati? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Araghchi liikumine pani häirekellad tööle, sest see ei tundu olevat tavaline reis. Iraani välisminister lahkus Teheranist just siis, kui režiim seisis silmitsi järjestikuste teadetega plahvatustest, õhutõrjetegevusest ning rünnakutest sõjaliste ja rannikualade vastu. Kõige tõenäolisem tõlgendus on lihtne. Kas ta saadeti erakorralistele läbirääkimistele või tõmbus lihtsalt kõrvale? Samal ajal olukord halvenes. Mõlemal juhul on see Teherani jaoks halb märk. Diplomaatia juht lahkub pealinnast. Samal ajal püüab režiim oma rahvast veenda, et neil on endiselt kõik kontrolli all. Khamenei matmine Mashhadi tõi kriisi sümboolsele lavale. Linn võttis vastu rahvahulgad, julgeolekujõud ja tseremooniad, mis olid täis Ameerika vastaseid loosungeid. Aga Moises Mojtaba puudumine mõjus rohkem kui paljud kõned. Ta peeti järeltulijaks pärast oma isa surma 28. veebruaril 2026 aastal rünnakus, kuid ta ei ilmunud välja peamistel avalikel sündmustel. See saadab ebamugava sõnumiga režiimile endale. Islamivabariik püüab müüa järjepidevust, kuid mees, kes peaks seda järjepidevust kehastama, on endiselt nähtamatu. Võimustruktuuris, mis elab sümbolitest, kohalolust ja hirmust, muutub uue juhi puudumine võidumärgiks. Rahvas näeb endise komandöri kirstu, kuid ei näe tema järglast. Sõjaline surve on suurenenud ka Iraani lõunaosas. Piirkonnas tulnud teated mainisid plahvatusi Buxeris, Bandar Abbases, Shabaharis ja Konarakis. Buxeril on eriline tähtsus, kuna seal asub Iraani peamine tsiviiltuumarajatis. Bandar Abbas on strateegiline punkt rannikul. Konarak asub Makrani rannikul Omaani lahe lähedal, mis on oluline piirkond Iraani mereväe kohaloleku jaoks. Shabahar kuulub samuti sellesse survetsooni, sest ühendab Iraani avamerega ja nende marsruutidega, mida Teheran püüab kriisi ajal säilitada. Washington jäi uute teadete autorluse osas vaikseks. Pentagon ei teinud selle viimase sammu kohta selget operatiivset teadet, samal ajal kui mõned väljaanded tsiteerisid Ameerika ametnikke, kes ütlesid, et Ameerika Ühendriigid ei olnud viimaste tundide plahvatustega seotud. Selline vaikus ei lõpeta kriisi, vaid suurendab pinget. Kui toimub rünnak, osaline eitamine ja keegi ei võta seda avalikult omaks, siis poliitiline tõlgendus on, et keegi tahab režiimile survet avaldada, ilma et kogu operatsioon kohe avalikuks tehtaks.
just siin tulevad mängu Kuveit ja Bahrein, kes on kahtluste keskmes. Iisraeli meedia andmetel võisid Pärsia lahe riigid, tõenäoliselt just need kaks, olla osa ühisoperatsioonist Iraani vastu. Tunnistajad Kuveidis ütlesid samuti, et nad nägid rakettide väljalaskmist. Praegu ei ole veel piisavalt tugevat sõltumatut kinnitust, et seda vastutust kindla faktina kinnitada, kuid juba see hüpotees muudab olukorra kaalu. Kui Pärsia lahe Araabia riigid hakkasid Iraani vastu otseselt tegutsema, kaotas Teheran psühholoogilise kindlustunde, et peab silmitsi seisma vaid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Teheran-Iraani režiim püüdis eitada plahvatusi sellistes kohtades nagu Kashin, Sirik ja Jask. See eitamine võib täita 2 eesmärki. Esimene eesmärk on sisemise paanika kontrollimine. Teine eesmärk on vältida tunnistamist, et Pärsia lahe riigid on ületanud ohtliku piiri. Teherani jaoks tähendaks tunnistada, et Araabia naabrid ründasid Iraani territooriumi piirkondliku alanduse tunnistamist. Iraan on alati püüdnud end näidata hirmuäratava jõuna. Aga nüüd peab ta seletama, miks tema rannik, baasid ja teed on surve all. Konaraki mere väebaasest sai selle üks tähtsamaid kohti. Iraani võimud rääkisid rünnakutest sõjaväepiirkonna vastu ja teated viitasid 2 lainele. Isegi ilma selge kinnituse ja lennukite päritolu kohta ütleb sihtmärgi valik palju. See pole ainult elanikkonna hirmutamine. Surve on suunatud sõjalisele struktuurile, mereteele ja reageerimisvõimele. Kes ründab Konaraki, saadab otsese sõnumi Iraani mereväele ja Teherani plaanile kasutada Omaani lahte manöövri piirkonnana. Kuid Mashhadis oli pingeid ka väljaspoolt tseremooniat. Teated näitasid, et relvastatud mees avas Safarazani piirkonnas tule revolutsioonilise kaardiväega ja Bajidžiga seotud isikute pihta. Kahtlusalust ei õnnestunud esialgu tabada. See detail on oluline, sest Mashhad oli matuste ajal täis agente, luure ja korrakaitsejõude. Tema viimane kohaloleku hetk meie seas, hüüe ja Hussein, ei lahkunud kunagi tema huultelt. Igal pool, kuhu ta jõudis, ütles ta seda. See sisemine rünnak toimub just selles jälgitavas keskkonnas. Sõnum on, et režiimi turvalisus seisab samuti silmitsi lõhedega Gaza sees. Israel hoidis Gazas teistrindet aktiivsena. Iisraeli kaitsejõud teatasid, et nad kõrvaldasid olulise liikme, kes oli seotud relvade tootmise ja tarnimisega Palestiina vabastamise rahvarinde üldkomando jaoks Gaza lõunaosas. Samuti teatasid nad, et tabasid Hamasis snaiprit põhjas. See punkt seob kriisi, sest näitab, et Iisrael ei keskendu ainult Iraanile. Surve Iraani telje vastu hõõmab Gazat, Liibanoni, Süüriat, Pärsia lahte ja Iisraeli piire. Netanyahu rääkis taas Trumpiga telefoni teel ühel tundlikul otsuste õhtul. Iisraeli valitsus teatas, et vestlus käsitles 2 riigi vahelist koordineerimist. Ameerika liikumisi Pärsia lahes, Erdogani avaldusi Iisraeli vastu ning vajadus turvatsoonide järele Iisraeli piiridel. Venemaa sekkus arutelusse, püüdes kaitsta kokkulepet, mis hõlmaks kõiki mõjutatud pooli. Lavrov teab, et Moskva ei taha jääda kõrvale läbirääkimistest, mis puudutavad Iraani, Pärsia lahte, Ameerika Ühendriike, naftat ja kaubateid. Vene kõne toob esile ka teise aspekti. Probleem on juba ületanud Teherani ja Washingtoni piire. Mõju on jõudnud ka naaberriikideni, kaubandusele ja energiatasakaalule. Iraani režiim seisab silmitsi keerulise kombinatsiooniga. Endine juht on maetud, järeltulija puudub endiselt, välisminister on lahkunud Teheranist. Plahvatused tabasid rannikualasid ja kahtlus viitab sellele, et Pärsia lahe Araabia riigid võivad sekkuda otsesemalt. Samal ajal koordineerib Iisrael tegevust Trumpiga, Gaza on jätkuvalt sõjalise surve all ja Moskva püüab säilitada oma kohta läbirääkimiste lauas. Teheran üritab endiselt kõva häält teha, kuid õhtu näitas režiimi, mida ümbritsevad kahtlused. Jõud, mida ta väitis väljapoole projitseerivat, on nüüd pöördunud tema enda vastu. Kriis jätkub, sest keegi ei taha nõrkust tunnistada. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt kasutades ekraanil kuvatavat piksvõtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata. Aitäh!